Räägin siis ruumiandmetest ja keskendudes Maa-ameti ruumiandmetele just. Meeldetuletuseks, Maa-amet on üks valitsusasutus, me oleme Eesti kõige suurem ruumiandmete tootja ja valdav enamus meie andmestikke on avaandmed. Alustaks siis üldiselt sellega, mis need ruumiandmed on. Ma muidugi vaatan osalejate nimekirja, et siin on päris palju inimesi, kellele see meeldetuletust ei vaja, aga kordamine pidi millegi ema olema. Et lühidalt öeldes, ruumiandmed on kõiksugused andmed, mis võimaldavad meil asukohapõhiseid analüüse teha või mille kohta me saame küsida, et kus kohas midagi on. Enamasti on see seotud sellega, et on siis koordinaadid kuskil mingil kujul andmete küljes, aga mitte ainult. Ja edaspidi näeme siin, et ruumiandmetel on erinevaid esitusviise, aga võib-olla kaks sellist olulist asja, mida ma tahaks rõhutada, et võrreldes tavaliste andmetega, et ruumiandmed kipuvad olema natukene keerukama struktuuriga enamasti või sageli. Ja sageli juhtub ka nii, et andmemaht on selline päris kopsakas või võib tulla natukene ootamatult, võib-olla näiteks süsteemide arendajatele. Muidugi tasub silmas pidada, et nii nagu me poest ei saa keegi tavalist pesupulbrit osta, siis tavalisi andmeid ei ole ka keegi näinud. Kõik on suhteline ja ruumiandmed on meie ümber hästi palju, võib-olla isegi natukene ootamatutes kohtades ja kindlasti oluline on ruumiandmete kasutamine koos igasuguste muude andmetega. Aga hakkaks otsast vaatama, esimene liik ruumiandmeid on vektorandmed, kus siis modelleeritakse maailma niimoodi, et on erinevad objektid, millel on ruumikuju ja ruumikuju küljes on atribuudid. Atribuudid on siis tavaline andmetabel, võivad olla arvud, tekstid, kuupäevad. Ja ruumikuju on siis erinevatest geomeetrilistest primitiividest moodustatud selline kogum, mis võib siis olla nullmõõtmelistest punktidest või kui me neid punkte ühendame, saame ühemõõtmelised jooned või joonte ühendamised saame pinnad ehk polügoonid. Polügoonidest võime siis ka kolmemõõtmelisi mahulisi objekte tekitada. Siin parempoolsel pildil ongi näha üks karuputke kasvuala Maa-ameti kaardiserverist punase joonega piiratud pindobjekt, millel on siis kõrvale välja toodud need atribuudid, mis on selle objektiga seotud. Ja tasub tähele panna, et siin taustaks olev kaart on tegelikult ka täpselt samasugused vektorandmed, kõik seal olevad jõed, teed, hooned, metsad, samasugu eraldi objektid, kas siis polügoonid, jooned või punktid, ja neil on atribuudid lisaks. Järgmise näitena võime vaadata Eesti mererannajoont. See maismaakuju kontuur on kindlasti kõigile tuttav. Kui me vaatame, et see on nüüd Eesti topograafia andmekogust natukene 4000 objekti, et ei ole ju väga palju, et mis juttu ma ajan. Aga kui me vaatame neid üksikuid koordinaatpunkte, siis neid on juba ligi 850 000, mida juba natukene on. Et rannajoon, nagu nimigi ütleb, et on joon, siin parempoolsel pildil on nüüd Tallinna Vanasadama piirkond detailsemalt suurendatud. Siin on näha, kuidas need punktid, üksikud koordinaatpunktid moodustavad siis joone, kus on inimtekkeline kaiserv, siis on neid punkte võib panna hõredamalt, aga kus on natuke looduslik või loodusele lähedasem rannajoon, siis tuleb neid punkte üsna tihedalt panna, et me saaksime täpselt kujutada mere ja maa piiri. Aga kindlasti on ka keerukamaid ruumiobjekte olemas, näiteks kui me lähme kolmemõõtmeliste mudelite juurde, siin on nüüd pildi peal üks Kadrioru lossi mudel, jälle 55 polügooni, millesse on moodustatud ja 455 punkti ei ole just väga palju, ja samas me näeme, et see mudel on ju tegelikult üsna selline üldine, et kui me kirjeldaksime ära kõik rõdud ja sambad ja kaunistused, mis sellel lossil on, et siis kindlasti see andmete maht, keerukus suureneks märgatavalt ja peame silmas pidama, et Eestis on ikkagi ligi 900 000 hoonet, et kui me võtame kogu Eesti hoonete andmestiku, siis on see juba selline
selline ports, millega tuleb natukene vaeva näha, et seda töödelda. Päris palju ressursse võib sinna kuluda. Aga vaataks lähemalt Maa-ameti andmeid just vektorandmete poole pealt. Oli juba juttu natuke topograafilistest andmetest. Need on siis sellised asjad, mida igaüks õue minnes ise näeb. Hooned, teed, veekogud, reljeef, põllud, metsad. Me teeme nendest erinevaid kaarte, aga jagame ka andmetena ja siin on näha, et näiteks hoonete kohta meil on pakkuda 3-mõõtmelisi mudeleid. Enamus teisi andmeid on siis kas lihtsalt polügoonide joonte või punktidena 2-mõõtmeliste koordinaatidega esindatud. Maa-amet on ka maakatastri pidaja. Eesti on jagatud katastriüksusteks iga üksuse kohta. Me saame öelda, et kui suur see on, kus see asub, milline on maa kasutamise sihtotstarbed, milline on maa kõlvikuline koostis. Seda infot saab siis Maa-ameti käest, kui vaadata katastri andmeid. Samuti aadressiandmed, kõik aadressiandmed on ka ruumiandmed, isegi siis, kui seal võib-olla koordinaate küljes ei ole. Näiteks mina istun praegu Tallinnas aadressil Mustamäe tee 51 ja sellega on minu asukoht ruumis üsna täpselt määratletud. Aadressiandmete hulka kuuluvad hooned, katastriüksused, liikluspinnad, haldusjaotuse objektid ja mõned muud aadressiobjektid. Samuti üks oluline andmestik on kitsendused, mida Maa-amet kogub ja siis huvilistele näitab ja andmetena levitab. Kitsendused tulevad siis erinevatest õigusaktidest, enamasti nad seotud kas siis mingite tehnovõrkudega või looduskaitse või muinsuskaitsega. Ja kõikide nende juures on äärmiselt oluline see ruumiline aspekt, et kus kohas see kitsendus on. Seadusest tuleb nüüd see, et mida see kitsendus mõjutab, et näiteks kui lähedale tohib mingi veekogu kaldale maja ehitama hakata. Aga Maa-ameti kaardi peal ja Maa-ameti andmetes on siis välja toodud see, et kus need konkreetsed kitsenduse pinnad asuvad. Samuti haldusjaotuse andmed, ehk siis kus kohas asuvad külad, linnad, vallad, maakonnad, millise kujuga nad on. Seda kõike saab andmeid kogub Maa-amet ja neid saab Maa-ameti avaandmetest iga soovija kasutada. Meil on terve rida geoloogilisi andmeid. Siin on praegu üks kiht geoloogilisest baaskaardist. Aga on veel muid andmekogusid, puursüdamik andmebaas või ehitusgeoloogilised andmed või maardlate infot saab Maa-ameti käest kätte. Äärmiselt mitmekülgsed andmed. Selle koha peal mul saigi siin slaidil ruum otsa, et see ei ole kindlasti ammendav loetelu Maa-ameti andmetest. Et pärast ma näitan, kust neid leida saab, aga kindlasti on meil veel, näiteks võib tuua mullakaardi või kohanimed, mis on ka sellised suured kogu Eestit katvad ruumiandmekogud. Aga vaatame nüüd edasi, et see oli nüüd jutt vektorandmetest. Ruumiandmed võivad olla ka rasterandmed. Rasterandmed on väga sarnased arvutis olevatele digitaalsetele fotodele. Kogu uuritav ala on jagatud regulaarseteks piksliteks. Aga muidugi tuleb silmas pidada seda, et iga suvaline digifoto ei ole ruumiandmestik, et ruumiandmetel on meil täpselt teada, kus kohas iga piksel asub. Siin on nüüd tükikene Maa-ameti lennuki pealt pildistatud ortofotost, kus iga piksel on täpselt koordineeritud ja selle tõttu me saame pealt teha näiteks täpseid mõõtmisi hoonete pindala või mingite vahemaade osas. Rasterandmetel ei ole nüüd selliseid atribuute küljes nagu on vektorandmetel, küll aga võib ühes rasterandmestikus olla päris palju erinevaid kanaleid. Näiteks siin kõrval oleval fotol on
on sinine, punane, roheline värvikanal, satelliidifotodel võib neid olla mitmeid kümneid. Erinevad kanalid siis võimaldavad meil teha, lisaks visualiseerimisele võimaldavad ka teha erinevaid analüüse, andmete töötlust, sest rasterandmed ei pruugi kõik olla sellised ilusad vaadeldavad pildid, nad võivad olla ka see pealt näha mitte midagi ütlevad andmekogumid, aga kust erinevate töötlusalgoritmidega saab välja võluda väga erinevaid olulisi tulemusi. Nagu juttu oli, et nende struktuur on regulaarne, isegi võiks öelda lihtne, aga seda hullem on nende maht, mis on oluliselt suurem kui vektorandmetel. Et näiteks samad Maa-ameti ortofotod, 1 ruutkilomeetrine tükikene, siin on Tallinna kesklinnast üks näide, selle suurus on 55 mibibaiti, mis on natukene suurem kui tavapärased telefoni või fotokaameraga tehtud fotod. Ja kui me mõtleme, et meil oleks näiteks terve Tallinna kohta või terve Eesti kohta vaja neid andmeid, siis kokku tuleb ikka päris suur kogus, et me peame arvestama sellega, et meie arvutusressurss nende töötlemisel, meie võrguressurss üldse nende andmete kohale sikutamisel, et oleks piisav. Ja võib muidugi ka hullemini minna, satelliidifotod, mida ka Maa-amet pakub, millest siin üks näide 400 kilomeetrise küljepikkusega fotost, see võib olla üle 15 gigabaidi suurune. Õnneks neid nüüd Eesti kohta väga palju vaja ei ole, aga just meid huvitab mingite sündmuste või mingite protsesside ajaline järgnevus või siis võib juhtuda, et meil on ikkagi vaja uurida päris mitut fotot ja nende töötlemine võib ka üsnagi vaevarikas olla. Juba oli juttu sellest, et Maa-amet pakub ortofotosid, need on siis meie lennuki pealt tehtud fotod nähtavas valguses ja meil on seal juures ka üks infrapunakanal. Lisaks me rasterandmetena toodame ja jagame erinevaid kõrgusmudeleid. Siin on nüüd näide mitte ühest abstraktsest kunstist, vaid see on üks ühekanaline raster, mis on maapinna kõrgusmudel. Heledamad alad esindavad kõrgemaid piirkondi ja tumedamad madalaid. Teravad silmad juba tundsid ära, aga tegemist on Munamäega. Sellised kõrgusmudelid on siis ääretult olulised näiteks kolmemõõtmeliste keskkondade tegemisel, et mingid maa peal olevad objektid, puud ja hooned satuksid ka reaalselt õigele kõrgusele. Oli ka juttu satelliidipiltidest, neid nüüd Maa-amet ise ei kogu, aga me töötleme ja vahendame Euroopa Liidu Copernicuse programmi raames kogutud Sentinel satelliitide andmeid, mis on ka kõikidele soovijatele tasuta. Kolmandana ma tooks eraldi välja veel lidarandmed ehk punktipilved, mis iseenesest on hästi lihtsad ja kogum punkte, et neid võiks käsitleda ka tavaliste vektorandmetena. Aga oluline on siin see, et see andmemaht on väga suur ja tavalised vektorandmete töötluse meetodid jäävad üldiselt hätta punktipilvede töötlemisel. Maa-amet korjab punktipilve samuti oma lennuki pealt aerolaserskanneriga, aga põhimõtteliselt võib punktipilvi koguda ka maa pealt auto peale pandud kaameralt või on ka sellised süsteemid, kus seljakotis on sensor, millega saab siseruumidest korjata punktipilvi. Aga kogu Eesti kohta Maa-ameti on ligi 100 miljardit andmepunkti ja sellise koguse info töötlemiseks on juba vaja erilisi algoritme ja üldiselt ka erilist riistvara. Et siin on juba tegemist täielike suurandmetega. Erinevat rasterandmetest nüüd punktipilve, igal punktil on küljes ka mõningad atribuudid. Ekraani allservas on näha mõningad näited, et vasakpoolsel pildikesel on näidatud punktide klassifikatsiooni, et
iga punkt on jagatud kas siis maapinna punktiks, hoone asuvaks punktiks või haljastuse punktiks, taimkatte punktiks. Keskmisel pildil on seesama ala kujutatud nii, et on visualiseeritud punktide kõrgust. Mida punasem, seda kõrgem, mida sinisem, seda madalam punkt. Ja parempoolsel pildil on jällegi seesama andmestik, aga on visualiseeritud tagasipeegeldunud laserikiire intensiivsust. Ehk me saame päris erineva ilmelisi pilte tegelikult samast andmestikust ja kui meil on nüüd mingisugune tore teadmine, kuidas neid töödelda, kuidas siit kätte saada, siis need andmed on üsna kasulikud väga mitmesuguste probleemide lahendamiseks. Nii, oli juttu andmetest, mainisin ka, et kõik Maa-ameti andmed on avaandmed, vabandust, mitte päris kõik, aga valdav enamus. Saab neid loomulikult kätte Eesti avaandmete portaalist, kes on harjunud sealt otsima ja liikuma andmeteni võite seda teha, aga tegelikult Maa-ameti andmete päris kodu on Maa-ameti geoportaalis. Nad on kõik samamoodi seal kättesaadavad allalaadimiseks, seal on kirjeldatud viited teenustele, mida me pakume andmete pealt. Ja kui kellelgi on natuke tõsisem huvi, siis ma kindlasti soovitan geoportaali külastada, sest lisaks andmetele on seal ka erinevaid kirjatükke, mis siis selgitavad andmete tootmislugu või kasutamise näiteid ja on seal ka kontaktid, kelle poole siis konkreetselt pöörduda mingi andmestikuga seotud küsimustes. Aga siin pildi peal on juba näha ka selline fakt, mis jälle ka ruumiandmeid võib-olla natukene eristab teistest tavalistest andmetest, et allalaetavad failivormingud on kergelt kummalised. Üldiselt kipubki olema nii, et nii failivormingud kui ka erinevad teenustandardid, mis on nüüd ruumiandmetele mõeldud, et need on erinevad jälle nii-öelda tavaandmetest, millega tuleb arvestada siis nii andmete kasutamisel või ka kas tootmisel või muutmisel. Ja üldjuhul tähendab ka seda, et tuleb siis kasutada spetsiaaltarkvara. Aega mul piiratud, ma tarkvarast pikemalt rääkima ei hakka, aga valik on lai, väga erineva hinnaga kommertstarkvara on saadaval, ka lai valik vabavara. Paljudel programmeerimiskeeltel on liidesed ruumiandmete töötluseks, aga sellega peab arvestama, eriti juhul, kui me tahame integreerida mingile, ma ei tea, tavalisele kontoriandmete süsteemile näiteks kaardiliidest, mis võib esmapilgul tunduda üsnagi lihtsa ülesandena, aga sealt võib tekkida selliseid natukene ootamatuid tõrkeid, mis on sellist ruumiandmete spetsiifilised, näiteks andmevormingud või teenustandardid. Aga minul hakkab ka siin aeg juba natukene üle läinud. Lühidalt räägiks ka mõned kasutuslood, muidu võib tunduda, et Maa-amet toodab andmeid, on nendega ise väga rahul, aga kas tegelikult neile rakendust on? Ma arvan, et ikkagi on. Näiteks selle aasta kevadel avalikustati esimene versioon ehitusregistri 3-mõõtmelisest kaksikust, mis muidugi on esmajoones ehitusvaldkonna ehitusregistri andmete paremaks visualiseerimiseks tehtud. Aga natukene seal otsides leiab, et seal on väga palju Maa-ameti andmeid kasutatud. Meil oli väga hea koostöö Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga selle süsteemi loomisel. Seal näete näiteks Maa-ametis loodud detailseid hoonete 3-mõõtmelisi mudeleid, maapinna mudeli peal asetatava aluskaart või see ortofoto on Maa-ameti päritoluga, samuti 2-mõõtmelised lisaandmed, näiteks katastriüksuste piirid või erinevad kitsenduste andmed. Praegu ei ole seal küll veel näha neid aerolaserskaneerimise punktipilvi, kuid see on nüüd juurutusjärgus, et varsti peaks olema ka need andmed nähtavad seal ehitusregistri andmete juures. Ja milleks seda vaja on, et ehitusregister siis on tegelikult ju praktiliselt kõigile, igale kodanikule mõeldud.
eeskätt just ka ehitus- ja projekteerimisvaldkonna inimesed saavad siis nüüd vaadata neid andmeid kolmemõõtmeliselt ja integreerida neid erinevaid Maa-ameti andmeid sinna oma andmetele või näiteks uue hoone projekteeritava andmete juures vaadata, kuidas see sobitub olemasolevatega. Või siis teine kasutuslugu, mis mulle endale hästi põnev tundub, on Tartu Ülikooli isejuhtivate sõidukite laboris. Nemad tegelevad seal algoritmide uurimise ja arendamisega, mis on siis mõeldud isejuhtivatele autodele. Ja osutus, et ka neil on Maa-ameti ruumiandmeid päris palju vaja. Maa-amet muidugi ütleb, et meie kaardid on hästi usaldusväärsed ja täpsed, aga selgus, et päris isejuhtiva auto jaoks nad piisava täpsusega ei ole. See vasakul pool on nüüd näha see andmestik, mis seal laboris on joonistatud, aga selle andmete tekitamiseks nad kasutavad Maa-ameti ortofotosid ja Maa-ameti kõrgusandmeid. Lisavad sinna juurde siis näiteks stoppjooned ja sõidurajad, et see auto teaks alati, kus kohas ta on igal hetkel ja kuhu tal on võimalik ja lubatud sõita. Ja lisaks sellele parempoolsel pildil on näidatud simulatsiooni-keskkond, et see vasakpoolne andmestik, need läppiskaardid on siis konkreetselt autodes kasutatavad, aga lisaks on laboris tehtud ka simulatsiooni-keskkond, kus siis saab natukene ohutumalt erinevaid stsenaariumeid või ka mingeid algoritmi muudatusi katsetada. Siin on samuti Maa-ameti 3D hoonemudelid ja laserskaneerimise andmed kasutusel selleks, et see nüüd Tartu kesklinnast üsna väike osa, aga hästi detailne digitaalne kaksik, mis on tunduvalt detailsem ja realistlikum kui ehitusregistri või Maa-ameti rakendused. Ja kindlasti jälle neid kasutuslugusid võiksin päris pikalt rääkida, mõned on ka meile endale üsnagi ootamatud, kus meie andmeid leitakse kasutust, aga ma ei hakka seda aega, mis mulle usaldati, veel kurjemini kasutama, et tänan kuulamast ja loodan, et saite võib-olla mõningaid ideid ja infot sellest, kuidas Maa-ameti andmeid veel paremini kasutada.